Vladimir Putin muudab täielikult sõjas Ukraina vastu sõjalist strateegiat. Sel ajal, kui Vladimir Zelenski kaebab, et lääne liitlased ei anna Ukrainale teadlikult piisavalt rakette, et kaitsta end Vene ballistiliste rakettide eest. Et survestada Kiievit tegema järeleandmisi sõja lõpetamise nimel. Vene diktaator Vladimir Putin määras uue droonide kasutamise üksuse juhi, mis on loodud Ukraina mehitamata süsteemide vägede eeskujul. Samuti tegi ta muudatusi mitmete teiste komandöride seas, kuna Moskva püüab elavdada oma hääbuvat kampaaniat Ukrainas. Samal ajal annab Põhja-Korea Venemaale üle 10 ballistilisi rakette koos stardiseadeldiste ja spetsialistidega. Seega Venemaa tagab endale kõik vajalikku. Venemaa toetub üha enam just Põhja-Korea ballistilistele rakettidele, kasutades ära üht Ukraina õhutõrje suurimat nõrkust. Nimelt nende samade Patriot-süsteemide tõrjerakettide puudust. Kui tarned Põhja-Koreast jätkuvalt kasvavad, Moskva suudab korraldada ulatuslikke lööke palju kauem, kui seda võimaldaksid nende enda tootmisvõimsused, mis võimaldavad toota vähemalt 100 ballistilist raketti kuus. Samal ajal hoiatati Leedus ulatusliku Venemaa sõjalise provokatsiooni ettevalmistamise eest Euroopas. Õnneks on Ameerika Ühendriikide luureandmete jagamine Ukrainaga taas jõudnud varasemate kõrgete näitajateni. Seega lõpetas Trumpi meeskond andmevahetuse kunstliku piiramise. Ja see uudis võimaldab Ukrainal anda massiivseid lööke Venemaa energeetikale ja logistikale. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame koos kõiki neid teemasid, kuid enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Kontrollige kohe praegu video all, kas olete sellele YouTube'i kanalile juba tellinud. Kui olete, siis suur aitäh teile minu poolt. Kui vaatate ja pole veel tellinud, siis palun kulutage sekund oma ajast. See on meie jaoks väga oluline. Me liigume 300 000 tellija poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse ja iga teie meeldimise eest. Nii et nagu te teate, ei õnnestunud Ukraina vägedel kahjuks 5. augusti ööl Venemaa järjekordse massiivse rünnaku ajal Ukrainale alla tulistada ühtegi Vene ballistilist raketti. Ja kahjuks ei ole see esimene kord, sest ka varasemad rünnakud lõppesid samamoodi. Ühegi Vene ballistilise raketi allatulistamist ei toimunud. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul on see tingitud partneritelt, sealhulgas Ameerika Ühendriikidelt saabuvate raketitõrjesüsteemide tarnete järsust vähenemisest. Zelenski ütles otse välja, et partneritel on raketid olemas, kuid nad ei kiirusta neid üle andma ning ta kahtlustab, et nad teevad seda täiesti teadlikult. Lihtsalt selleks, et sundida Ukrainat järeleandmistele. Et ukrainlastel ei ole võimalust end ballistika eest kaitsta ja varem või hiljem nad väsivad nendest pommitamistest ning lõpuks teevad siiski mingisuguseid järeleandmisi. Praegu seisneb probleem selles, et Ukraina toetub USA's välja töötatud õhutõrjesüsteemidele PET kui oma ainsale vahendile Vene ballistiliste rakettide allatulistamiseks. Ja kuni viimase ajani suudeti neist paljud siiski kinni püüda. Kuid selle süsteemi raketitõrjeraketid on nappuses. Osaliselt seetõttu, et suur osa neist kasutati USA ja Iraani sõja ajal. Euroopa valitsused aga annavad oma Patriot raketisüsteeme vastumeelselt üle, kuna kardavad, et see võib nõrgendada nende enda kaitsevõimet. Nad kardavad, et kui nad annavad need Ukrainale, siis ameeriklased ei täida neid varusid uuesti. Juba selle aasta alguses survestas USA presidendi Donald Trumpi administratsioon mitmeid Euroopa riike, et need saadaksid oma Euroopa raketid Patriot-süsteemidele Kiievisse, kuid mõned keeldusid. Just nende samade hirmude tõttu, et kui me anname ära, siis ei jää meil endal enam midagi alles. Ja nüüd ütlevad isegi president Zelenski meeskonnas otse välja, et praegu pole tõrjerakette. Ei ole. Ja lähikuudel on vaevalt võimalik leida neid mingiski märkimisväärses koguses. Ja probleem on selles, et isegi kui Ukraina saaks mingil määral neid tõrjerakette, ei oleks neist ikkagi piisavalt. Sest Venemaal on palju rohkem ballistilisi rakette. Viimaste hinnangute kohaselt suudab Venemaa toota 100 sellist raketti kuus. Asi on selles, et Ukraina relvajõudude andmete põhjal tehtud arvutuste kohaselt alates käesoleva aasta algusest, ehk siis veidi rohkem kui pool aastat on möödas,
on Venemaa tulistanud Ukraina pihta 650 ballistilist raketti. See on rohkem kui Ameerika ettevõtte Lockheed Martin tootis PAC-3 tõrjerakette kogu eelmise aasta jooksul. See tähendab, et Ameerika tööstus ei jõua isegi ainult Ukraina vajadustega sammu pidada. Ja ärge unustage, Donald Trumpil on veel ka sõda Lähis-Idas. Seal põletavad ameeriklased neid rakette lihtsalt sadade kaupa mõtlematult. Aga probleem muutub nüüd veelgi suuremaks. Sõjauuringute instituudi andmetel on Põhja-Korea saatnud Venemaale üle 100 ballistilise raketi. Samuti oma spetsialiste ja raketilaskeseadmeid. Ukraina luure peavalitsus teatas, et Venemaa lääneosas alustas tegevust Põhja-Korea raketiüksus, kuhu kuulub umbes 90 Põhja-Korea sõdurit, kes on varustatud 120 ballistilise raketiga ja 6 raketilaskeseadmega. Lisaks on Põhja-Korea juba varem saatnud Venemaale partii 40 Põhja-Korea ballistilist raketti KN-23 ja KN-24. Ja nüüd annab Venemaa poolt Põhja-Korea rakettide kasutamine Põhja-Koreale võimaluse läbi viia väliteste ja saada tagasisidet nende rakettide täiustamiseks. Samal ajal võimaldab suurema arvu Põhja-Korea rakettide lisamine arsenali Venemaal tõenäoliselt lähitulevikus veelgi rohkem ballistiliste rakettidega rünnakuid Ukraina vastu korraldada. Ilma, et peaks kasutama oma kriitilisi varusid, kuid see toob kaasa ka veelgi suuremaid purustusi Ukrainas. Miks nii? Sest Põhja-Korea raketid, just nimelt ballistilised KN-23 ja KN-24, omavad suuremat lahingukoormust, kuid väiksemat täpsust. Ja vastavalt sellele põhjustavad need kokkuvõttes suuremaid purustusi ja ohvreid, eriti tsiviilelanike seas. See tähendab, et on juba ilmne, et Kreml panustab just ballistilistele rakettidele, kuna need jäävad Ukraina õhutõrjele üheks kõige keerulisemaks sihtmärgiks. Kui Venemaal ei õnnestunud oluliselt suurendada omaenda Iskanderite tootmist, siis võimaldavad Põhja-Koreas saabuvad täiendavad raketitarned selle puudujäägi täielikult kompenseerida. Selle tulemusena satuvad ohtu Ukraina linnad, energeetikataristu ja teised, rõhutan, tsiviilobjektid. Samal ajal ei seisne peamine oht mitte järjekordses raketipartiis Põhja-Koreast. Ei, neid on seal 120 tükki. See ei ole kõige suurem oht. Vaid selles, et Venemaa saab tegelikult juurdepääsu Põhja-Korea tootmisvõimsustele. Ja praegu on suur oht, et jah, Ukraina droonid hävitavad sõjatehased Venemaal endal, hävitavad Venemaa kaitsetööstuskompleksi. Aga see ei välista fakti, et Venemaa lihtsalt viib oma tootmise muu hulgas üle Põhja-Koreasse ja lihtsalt suurendab nende Põhja-Korea ballistiliste rakettide tootmist seal ja hakkab sinna investeerima. Samal ajal õpib Vladimir Putin siiski Ukrainalt ja teeb vigadest järeldused. Ja just hiljuti määras Putin uue droonide kasutamise üksuse juhi ja tegi ümberkorraldusi ka mitmete teiste komandöride seas, kuna Moskva püüab elavdada oma hääbuvat kampaaniat Ukrainas. Wall Street Journal kirjutab täna, et sel suvel aeglustus Kremli edasiliikumise tempo viimaste aastate madalaimale tasemele. Kuigi Venemaa sõjablogijad kritiseerivad Vene armee tegevust, Vladimir Putin väidab endiselt, et Venemaa liigub rindejoonel edasi, hoolimata mitmest edukast Ukraina vasturünnakust, mis on tõrjunud Vene väed võtmetähtsusega positsioonidelt. Vene väed on saavutanud väikest edu Donbassi idaosas, kus nad liiguvad järk-järgult lähemale olulistele linnadele, mis on endiselt Ukraina relvajõudude kontrolli all. Need on Slovjansk ja Kramatorsk. Ja selle taustal vahetab Vladimir Putin välja komandore. Samuti kopeerita täielikult Ukraina droonivägesid. See tähendab, et neil tekkis ka see üksus ja sinna määrati täna uus komandör. Venemaa jääb selgelt Ukrainast maha tõhusate droonitehnoloogiate kasutamise viiside väljatöötamisel. Samal ajal aitavad Kiievit läänerahad ja insenerid, mis on ilmselge.
aga Venemaa töötab selle nimel, et kaasata rohkem droonioperaatoreid, kuid üha sagedamini seisab ta silmitsi raskustega droonisüsteemide arendamise tempo hoidmisel. Ja seetõttu hakkas Putin just sellele väeliigile palustama, lootuses kaotatud tasa teha. Ja just selle taustal kutsus Venemaa Föderatsiooni välisministeerium metsistunud venelasi valmistuma pikaks sõjaks. Sest lähitulevikus ei õnnestu Venemaa sõda Ukraina vastu lahendada. Sellest teatas avalikult Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi eriesindaja Rodion Mirošnik. Tema väitel olevat just lääs panustanud sõja jätkumisele ja tsitaat: täielik rahumeelse lahenduse saavutamise viiside eitamine. Seetõttu põrkavad kõik dialoogi katsetused kokku eurooplaste leppimatu sooviga nurjata igasugused kokkuleppimise võimalused. Selle suundumuse murdmine lähitulevikus on vaevalt võimalik. Euroopa jätkab Ukraina rahastamist. Ja ütleb Mirošnik, meie poolt peab olema valmisolek üsna pikaajalisteks sõjategevusteks, kuid läbimõeldud strateegiaga. Noh, nagu te aru saite, eks ole, Mirošniku sõnul ainult kurdetakse Venemaal, et Euroopa, kujutage ette, jätkab Ukraina selle sõja ohvri toetamist. Ja see ongi metsikute venelaste arvates sõja jätkumise põhjus. Noh, teisisõnu, Venemaa välisministeeriumis öeldi, et kuulge, kui kõik oleksid Ukraina maha jätnud, kui eurooplased oleksid keeldunud ukrainlasi aitamast ja nad poleks suutnud end kaitsta, siis kuulge, venelased oleksid ammu kogu Ukraina vallutanud ja sõda oleks lõppenud. Aga nüüd, kurat, kujutate ette, eurooplased jätkavad Ukraina toetamist ja see lihtsalt tuleb mõista pesemata venelaste mõtteloogikat. See ongi nende arvates sõja jätkumise peamine põhjus. Mulle öeldakse, kujutad ette, Ukrainat toetatakse endiselt, mis see siis on? Kui ei toetataks, oleks kõik juba ammu läbi saanud. Ja siin tuletan meelde, et eelmisel kuul andis see kiilakas kääbus Vladimir Putin taas mõista, et loodab sõja jätkumisele. Kohtumisel Riigiduuma saadikutega teatas ta, et sõjalised kulutused jäävad föderaalse eelarve koostamisel üheks prioriteediks vähemalt kuni 2029 aastani. Samal ajal süüdistas Vladimir Putin, keda? Loomulikult lääneriike, russofoobse masina käivitamises ja kinnitas, et Venemaa võimud on valmis andma otsustava vastulöögi igasugustele vaenulikele sammudele. Siin teen väikese lüürilise kõrvalepõike. Ma olen kuidagi hakanud sagedamini sotsiaalmeedias nägema videoid, kus neile hakatakse massiliselt keelduma Schengeni viisa andmisest. See tähendab, et neile keelatakse ligipääs Venemaa ja nad kurdavad. Kuidas nii? Mis see siis on? Miks siis venelasi Euroopasse ei lasta? Neile lihtsalt ei kleebita viisasid nende Vene passidesse. Ja mul ausalt öeldes läks loogika natuke sassi. Ühest küljest räägivad need metsistunud venelased sellest, et Euroopa teeb euroopalikke samme. Seal on russofoobne masin, nagu ütleb Vladimir Putin. Seal vihatakse venelasi. Euroopa on halb. Ja ometi tahavad need venelased Euroopasse. Mida te sinna otsima lähete? No ei saanud te viisat, õigesti tegidki. Mille üle te nutate? Ja kõige tähtsam, kus te nutate? Ameerika sotsiaalvõrgustikes. Minge oma maksu, jah. Minge maksu, seal nutke. Seal ehk Putin näeb, võib-olla aitab millegagi. Vabandust sellise kõrvalepõike pärast. Samal ajal teatas Leedu sõjaväeluure, et neil on andmeid selle kohta, et Moskva kaalub võimalust rünnata Balti riikide strateegilisi objekte, kasutades Ukraina droone. Et tal oleks võimalus eitada seotust rünnakuga NATO territooriumil. Järgmisena tsiteerin vabariigi kaitseministrit Roberto Sakaunast. Meil on andmeid selle kohta, et Venemaa kaalub võimalust korraldada tavapäraseid kineetilisi rünnakuid Balti regiooni kriitilise tähtsusega taristu vastu. On täiesti tõenäoline, et Venemaa võib selleks otstarbeks kasutada Ukraina päritolu droone.
Tuletan ka meelde, et varem on mitmed Venemaa ametnikud väitnud, et Balti riigid justkui juba osalevad Ukraina rünnakutes Venemaa taristu vastu. Väidetavalt avades troolidele oma õhuruumi koridorid. Tõsi, siin kaob loogika kohe täielikult. Kui natukenegi mõistust kasutada, siis kõik need ametnikud väidavad, et õhuruumi koridorid Ukraina droonidele avavad 3 riiki. Need on Läti, Leedu ja Eesti. Küsimus. Kuidas peaksid Ukraina droonid nendesse riikidesse lendama? Nende loogika järgi ilmselt läbi Poola. Aga Poolat nad ei maini. Üldse ei maini. Võib-olla läbi Valgevene, sest Valgevene... Miks siis üldse ei reageeri? Või võib-olla lendavad nad ikkagi läbi Venemaa, teevad siis mingil põhjusel ringi Balti riikidesse ja lendavad sealt edasi. Üldiselt kui natukenegi loogilist mõtlemist rakendada, siis kogu see skeem variseb kokku. Ja Leedu kaitseminister Kaunas märkis, et venelased võivad kokku panna niinimetatud võltsitud Ukraina drooni teiste Ukraina droonide fragmentidest, mille nad on suutnud alla tulistada või mida neil vaja on. Minister nimetas sellist stsenaariumi kõige realistlikumaks võimalikest. Ja lõpetan selle saate siiski hea ja positiivse uudisega ja see kõlab nii. Rootsi ülemkohus otsustas täna anda Ukrainale üle Vene Föderatsiooni variflotile kuuluva kaubalaeva Kaffa, mis peeti kinni selle riigi lõunarannikul märtsis. Tuleb mõista, et Rootsi ülemkohtu otsus anda Ukrainale üle kaubalaev on märgiline ja oluline pretsedent, mis võib saada eeskujuks teistele Euroopa riikidele. Mari laevastiku alus on täiesti ebaseaduslik rauast vrakk, mis seilab Euroopa vetes. Seetõttu tuleb need peatada ja konfiskeerida. Verelased pardal tuleb koju saata, laev anda Ukrainale. Vähemalt vanametalli müügist saab juba midagi teenida. Viimasel ajal võis see laev vedada vilja Ukraina okupeeritud aladelt, mis tähendab, et ta vedas ka varastatud vilja. Rootsi võimud pidasid laeva Kaffa kinni Ukraina prokuratuuri taotlusel. Lõpuks on kõik kohtuprotsessid juba läbi, sealhulgas apellatsioonid ja nii edasi. Ning nüüd kuulub see laeva ametlikult Ukrainale. Nagu öeldakse, väike asi, aga meeldiv. Siinkohal jätan mõtte lahtiseks. Teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse või liitudes sponsortellimusega otse siin YouTube'i platvormil, Patreonis või Buy Me a Coffee platvormil. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on samuti selle video kirjelduses. Tellige see kanal, pange like ja vajutage kellukesele, et saaksite teavitusi uute videote ilmumise kohta. Sellega on kõik. Hoidke end, kõike head!